Tänases videos räägime siuksest toredast jubilast nagu Baofengi raadiosaatjad. Tegemist on siis TH888S-iga ja nende hinnaks oli meil väikse soodukaga 14 eurot. Nad ei olnud mingi üübervõimsad aparaadid, aga kirjas oli, et peaks olema 3–5 kilomeetrit. Ehk siis kui 5 kilomeetrit sealt võtame paar kilti julgelt maha, eriti veel linnaoludes. Praegu me oleme tulnud loodusesse ja teeme selle katse siin ära. Mõlemal on meil saatjad sisse võtitud ja vaatame, mis me selle vahemaks üldse saame. Et kui selgelt me selle heli siit välja pigistame, eks näha ole. Kumb mees enne ees minema paneb? Nii, neiu paneb ees minema ja vaatame, kuhu me jõuame otsapidi välja. Nii, neiu on nüüd seal taga, kaugel. Ja nüüd me siis teeme selle katse ära. No nii, kuidas kuulda on? Olen hästi. Väga hea, meil ei ole praegu suur vahemaa ka, teeme vahemaa veel suuremaks. Teeme vahemaa veel pikemaks, praegu on päris hästi kuulda. Nii, neiu nüüd kõnnib vähekene kaugemale. Praegu olen siin halli jänese juures. Kuidas praegu on? Olen hästi. Ühesõnaga, nagu näha, siis pisikesed odavad raadiod, et üksteisega ühendust hoida. Ma praegu tegelikult hädavaevu teda seal taga näen, siuke roosa jupikene temast nagu paistab seal. Nüüd on natuke rohkem näha muidugi, aga need pisikesed sellised raadiosaatjad, nagu ma ütlesin ka, et selline ühenduse hoidmine ja selle oskamine, et hoida ühendust oma nagu lähedastega, kui sul pole telefoni ja sul on vähemalt võimalus kasutada mingisugust sidevahendit. Selle jaoks ka nagu meil sai nüüd perele võetud siis samad Baofengid ja no, mul oli variante mitmeid, aga kui me proovime nüüd jääda nagu sellise rahalise budgeti sisse, siis tegelikult needsamad on tõesti teevad oma töö ära. Lisaks oli tal kaasas olid ka veel kõrvaklapid, korralikud laadijad. Muidugi need ei ole nüüd need nagu praeguse aja versioonid on, ehk siis USB-C-ga laetavad, vaid ikkagi see vana soket on, et paned sinna sisse ja siis need laevad. Nii, kuidas praegu kuulda on? Sama. Nagu näha, ta on juba päris palju kaugemal jõudnud, ikka veel on sama. Meie vahemaa päris kilomeetrit küll ei ole, aga arvestades nagu see võss, kuhu tema nagu läks, on suhteliselt tihe ja läheb järjest tihedamaks ka veel. 300 meetrit on nüüd. Nagu kuulda oli, siis 300 meetrit. Kui tihe sul seal see mets on kõik? No ma ei ole väga metsa sees, et ma olen selle Kõige sirgem osa peal. Okay. Ühesõnaga, nagu kuulda praegu oli enne, siis ta on kõige sirgema osa peal siit otse minust ja see on üllatavalt hästi kuulda. Lisaks, mis ma veel nende Baofengide kohta ütlen, tal on kokku, mööda ei paneks, 16 kanalit. Ja mida ma nüüd vaatasin sealt nende siis instruktsiooni raamatust, oli see, et iga kanal oma megahertsidega hüppab seal peaaegu sihuke 1000, ehk siis need töötasid, kui ma nüüd õieti peast mäletan, ma vaatan, mul on see instruktsioon kaasas ka tegelikult. Nii, kohe ütlen. Ehk siis 446 punkt. Ja sealt edasi tulevad siis hakkavad tuhandete kaupa
jah, ütleme seal 680, 0,0, tähendab, vabandust, 446.00625 ja siis viimane hüpe ehk siis 16. kanal on meil 446.19.375, mis annab nagu väga palju võimalusi siis vahetada neid kanaleid, kui need on ka Baofengide puhul on see, et on privaatsed kanalid, keegi teine sind ei kuule. 100 meetrit sai täis. Okei, väga hea. Prooviks, meil on vaja teha katse kuskil veel pikemalt, tahaks seda maksimumi kätte saada, see 5 kilomeetrit, mis on nagu ette nähtud. Praegu juba sanad Teeme katse kõige viimase kanali peal. 4, 8, 12, 16. Viimane kanal on kuulda. jah. Kas ma kõnnin sinna täitsa tee äärde ära või? Jah, kõnni täitsa tee äärde ära. Nii odavate asjade kohta tegelikult ta võtab hästi. Me saime varem ka neid katsetades, me katsetasime linnatingimustes. Meie vahemaa oli 840 meetrit. Siis kadus ta korra ära, kui tuli sihuke, ma ei kujuta ette, mis seal majas täpsemalt sees olla võib, aga kindlasti see mingisugused segajad, sest kui ma majast mööda jõudsin, tuli ka heli kohe otse läbi. Et ei olnud probleemi. Ma arvan, et kui oleks venitanud linnatingimustes isegi kilomeetri peale ära, oleks juba... Ei olnud hästi kuulda. 500 meetrit on täis. Et ja, kuna praeguseks hetkeks on meil 500 meetrit selles võpsikus täis, siis ma tahaks minna ja teha selle sama katse ka täiesti niimoodi linnulennult puhta maa peal. Kas on võimalik pigistada välja see 5 kilomeetrit, mis nad on ette andnud. Ja kui need 2 odavat sellist raadiot suudavad pigistada välja selle 5 kilomeetrit linnulennult, siis ma olen 100% nendega rahul ja ei saaks nagu ühtegi halba sõna öelda. Et okei, et paar asja, mis mind selle saate puhul häirivad, on see, et see antenn ei ole vahetatav, see on siin küljes kinni, keerata teda lahti ei saa. Et see on sihuke kerge miinus selle asja juures. Aga muidu näevad nad normaalselt soliidsed välja. Ja mis oli veel siin lisadeks on see, et need 2 nuppu siin, üks nendest on siis nagu näha taskulamp, mis ka sellises, ütleme nagu seenelisel võib olla, endale kaasa võtavad, korjavad seal seeni, natuke üksteisest kaugemal, läheb pimedaks, vähemalt on see, et sul on võimalus mingisugust valgust näidata ja sul on võimalik ka teistele näidata siis nagu oma asukoht, et sealt, kus valgus tuleb, vähemalt teised näevad, kui sa ise arvad, et sa oled ära eksinud. Aga nüüd me siis teeme selle pikema vahemaa katse ära, et kas linnulennult me pigistame välja 5 kilomeetrit. Kui me seda teeme, siis mul seda rahul, nagu ma ütlesin. Ja nii on. Ma liigun sulle järele. Täpselt siis hakkas sadama, kui parklasse jõudsime kindel. Ja nüüd on jalad märjad. Aha, teine. Oota. Lennukas ja lendab.
ühesõnaga, nagu eelnevalt ma ka mainisin, siis kaasa tulid ka kõrvaklapid. Näha, hästi hea süsteemiga jäävad kinni võrreldes sellega, mis mul kunagi oli siis, kui ma töötasin patrullis, turvapatrullis täpsemalt, olid natuke siuksed, hapumad, ei tahtnud hästi seal kõrva küljes kinni olla, aga nende see süsteem on praegu küll hea, et nad nagu see plastikosa, väga hästi seal näha on, aga on siis ilusti kõrva taga ja kõrvaklapp on siis üles-alla liigutatav, mis annab tegelikult väga suure eelise ikkagi sellele, et olenevalt kõrvakujust on kõigil võimalik nagu täiesti normaalselt kanda neid. Ja ühe sidekontrolli me juba tegime ja ütleme niimoodi, et mulle kõrvaklapiga isegi meeldis natukene rohkem. Üks asi, mida ma nagu jubedalt tahaks, oleks siis kaela ümber automaatselt, kui rääkima hakkad, siis aktiveerub ise, et ma ei pea eraldi mingisuguseid nupukesi siin vajutama. See on küll üks asi, mille peale peab mõtlema. Ja isegi kui sul siukseid fancy'sid jubinaid ei ole küljes, siis praegu hetkel tasub ära väga hästi. See äsken täis kõik siin. Et nüüd ma olen sellises veel paksemas võpsikus. Neiu on juba väga sinnapoole ära uhanud. Nüüd hakkab tulema üks mõnusat paduvihma. Veel lõbusamaks läheb nüüd asi. Ja püüan kiiremini talle nagu järele jõuda. Võite ühe korra arvata, kas hakkas uuesti sadama. Ma ei tea, kas te kuulete. Lovely. Õnneks mina olen autole lähemal. Ja tee juba paistab. Kus sajab. Ma jõuan kohe tee peale ehk siis puud alt välja ja siis sajab kõvasti. Mina jõudsin tee peale, aga kaaskodanik peab kaua veel ilma käes olema. Ma ei saa autoga talle lähemale ka minna, aga talle väga meeldib. Teine võnder selga tuleb. Teeme linnulennu katse. Kas lähed lendu? Pane sina siit alla minema. Tee iga kilomeetri tagant autoga minna. Ja iga kilomeetri tagant siis anna mulle teada, kas on mitu kilti täis on. Kui me suudame tõesti nii nagu on märgitud, ehk siis 5 kilomeetrit see maks kätte saada, siis on saatja teada. Kaua siis? Ma lähen silla peale. Siis sealt põhimõtteliselt hakkab lugema. Viisi. Nii, nüüd me teeme siis selle linnulennult katse ära. Ja kas me siis pigistame välja selle 3-5 kilomeetrit. Eks nagu raadiosaatjatel. Kui me suudame seda teha, siis on need saatjad väga head. Ja me ootame esimest kilomeetri sidekontrolli. Vaatame, kui palju me siia välja pigistame. Juba päris kaugel. Ma jään siia silla juurde risti peale.
tundub, et esimene kilomeeter hakkab vaikselt täis tal saamast, ta võttis hoogu veidike maha seal taga. Ehk siis ta on seal taga lõpus. Nii, kas sul on kilomeeter täis? sai kilomeetri täis. Okei, väga hea, selge heli on. Mul sai 2 kilomeetrit täis. Ühesõnaga, nüüd on meil 2 kilomeetrit täis. Tee siis ei olegi otse niimoodi linnulennut, nagu me planeerisime, vaid ta keerab veidike ära. Loodame, et ta pigistab oma 3 kilomeetrit täis. Ja loodame, pigistame täielikult selle 5 kilomeetrit täis. Kuuled või? Ja on kuulda küll. Palju on? 3 sai täis. Meil on nüüdseks siis nagu lubatud 3 kilomeetrit täis, mis on väga hea, sest arvestades seda, et ta nüüd pidi veel ära ka keerama sinna tahapoole ja seal on ka natukene sellist ütleme natuke kõrgemad puud ja sellist asja ees, et vaatame, kas me pigistame siis selle 5 kilomeetrit täis ära ja kui me suudame selle 5 kilomeetrit ära teha, siis äkki laseb isegi veel edasi sõita. Ehk äkki me suudame pisut veel sinna, ütleme 6-7, mine tea. 4 kilomeetrit. Nii, nüüd on meil juba 4 kilomeetrit täis. Nüüd on see viimane kilomeeter, mis on minu jaoks praegu väga tähtis. Ja siis teeme edasise katse jah, et kas me saame veel kaugemale. Kui 5 saab täis, teeme katse, et me suudame natuke rohkem. Nüüd juba krabised päris kõvasti. Sain siit ühe auto mööda. Üks kanal allapoole. Kuidas nüüd on? Sama. Kuuled. Jah, siuke kerge sahin on seal jah sees, aga selles suhtes, et rääkida nagu saab. 5 kilomeetrit on täis. Väga hea. Nii, nüüd meil on see 5 kilomeetrit täis, mis oli lubatud. Kerge sahin on sees, arvestades seda, et me ei olegi tegelikult täiesti linnulennult, nii nagu plaan oli. Aga pigistame veel edasi. Pigista veel edasi natuke, vaata, mis saab. On kuulda? Aga tundub, et me saamegi vist selle 5 kilomeetrit praegu kätte ja vastust me rohkem ei saa, sest et me oleme üle 5 kilomeetri. 6 on täis. Kas on kuulda? Tundub, et ei ole kuulda. Pigistasime siis 5 kilomeetrit ja kopikut. Väga kõva sahin oli. Okei, tule tagasi. 7 kilomeetrit sai täis. Ma ei saa enam aru, mis sa räägid. Okei, tule tagasi. Lähme siis tagasi. Oi! Me pigistasime jah selle 5 kilomeetrit välja kerge sahinaga. Täiesti aru oli saada, mida teine inimene räägib ja teine inimene sai samamoodi ise aru, mida mina rääkisin talle. 5 kilomeetrit kuskile kurvi taha väga hästi toimis. Oleks võinud selle 6 kilomeetrit välja pigistada, oleks päris hea olnud. Aga jätkame varsti.
ja 5 kilomeetrit ja leidsime midagi veel huvitavamat. Täitsa see pisikesed on ka neil, nagu näha. Seal paistab, sealsamas. Tead, loodus on ikka huvitav asi. Aga jaa, kellel huvi Baofengide vastu, siis need sai tellitud küll Hiina turult, täpsemalt siis Sheine'ist. Kuna ma nägin, et seal see hind on hea ja tahaks nagu ära katsetada, et oleks omal mingisugused raadiosaated olemas, siis sai sealt need võetud ja teeme niimoodi, et teevad oma tööd väga hästi. Oleme rahul, näeme järgmises videos.